Mind on kutsutud teile rääkima oma kogemusest, kuidas spordisündmusi turundada siis inimestele, pealtvaatajatele, osalejatele ja nii edasi. Ma ütlen kohe ära, ma ei ole turundaja ise. Ma olen lihtsalt endine sportlane, kes korraldab spordisündmusi. Meil tiimis on palju häid inimesi, kes aitavad seda teha. Ja ma arvan, et see kogemus, mida ma teiega jagan, siis äkki innustab teid ja annab teile võib-olla häid mõtteid, kuidas edasi teha oma asju. Aga selleks, et võib-olla natuke pilti paremalt ette saada, siis ma näitan teile Ironman Estonia ühte videot. Ma loodan, et see siin ilusti töötab. See on siis eelmisest aastast ja enne kui see käima läheb, siis üks asi, mis siin videos ka näha, on siis selline huvitav monstrum, mis on ehitatud Stroomi randa 150 meetrit kaldast. Ja miks see sinna tehti, on see, et me pidime ujumisstardi liigutama siis Harku järvest Stroomi randa, seda siis 3 päeva enne võistlust, kuna Harku järves oli sinivetikas ja seal oli võimalik ujuda. Et siin videos oli kõik need osised olemas. Ma näitasin seda sellepärast, et siin olid osalejad olemas.
siin oli osalejate emotsioon olemas, see on see põhjus. Ma lähen spordisündmusele sellepärast, et ma võtan sealt midagi endaga kaasa või ma lähen midagi kogema selleks, et mul oleks millest pärast rääkida või mis paneks mind võib-olla algus üldse sinna ennast kirja panema ja siis selleks ette valmistama ja nii edasi. Jah, Ironman on suhteliselt pikk distants ja siin saalis on päris mitmed, kes seda on teinud. Aga sellegi poolest ka mina, kes ma olen 30 Ironmani teinud oma elus, kui ma järgmisel ennast kirja panen või siia samasse 70,3 kirja panin, see paneb mind liikuma, sest ma olen kirja pannud, ma ei taha sinna minna selliselt, et ma ei liiguks. Ja et ma olen võib-olla ei ole vormis või ma ei ole valmis selleks. Ehk et see on see üks asi, see on see motivatsioon. Ja ma lähen sinna selleks, et ma saan selle kogemuse või selle emotsiooni ja need samad emotsioonid sealt finišijoonelt, need tegelikult ju kestavad meiega päris pikalt. Teisalt see pealtvaataja, kes ka siin videos oli, see pealtvaataja tulebki seda kogema, mis seal raja peal toimub. Ehk et see spordisündmus oma olemuselt, kui me korraldame spordisündmust, ei ole lihtsalt see, et meil on stardipauk ja finišipauk ja siis me saadame inimesed koju. See tegelikult hõlmab päris palju nagu erinevaid osisi. Selleks on siis osalejad, pealtvaatajad, kohalikud kogukonnad, toetajad ja nii edasi, nii edasi. Nüüd selleks, et saaks võib-olla natuke meie taustast natuke rohkem aru, siis meie Triatloni Akadeemia MTÜ ja Sportlik Eesti MTÜ korraldame siis sama tiimiga terve hooajagu võistlusi. Alustame siis tegelikult järgmine nädalavahetus juba Valga-Valka City Runist. Lõpetame Viking Vindu Paide-Türi rahvajooksuga ja sinna vahele jääb siis terve rida triatlone terve suve jooksul. Et ma ei hakka neid kõike ette lugema, aga selle sisu on siis selles, et me näeme, et see osaleskond, kellega me suhtleme, ta vajab enda nii-öelda kalendri või selle spordi harrastamiseks erinevaid sündmusi, et kus kohas nad osaleda saaksid ja kuidas me saaksime seda turgu suurendada. On suhteliselt raske võib-olla korraldada siis meie vaates ainult Ironmani sündmust ja loota, et siis inimene võib-olla sealt juuksurisalongist või siis sealt töökojast paneb ennast Ironmanile kirja ja tuleb Ironmani tegema. Ta tahab ennem sinna jõudmiseks kogeda võib-olla lühemat triatlonit, käia võib-olla jooksuvõistlusel ja siis jõuab oma teekonna vältel siis võib-olla lõpuks sinna Ironmanini välja ja meie jaoks see nii-öelda püramiid või see sisu seal ongi selles, et me selle sama tiimiga korraldame kõigepealt ennekõike neid laiemapõhjalisi sündmusi jooksudest kuni karikaetappideni välja ja siis lõpuks inimene jõuab läbi sellega meie Ironmanini. Lisaks sellele me oleme paketeerinud siis oma sündmused üheks sarjaks, et anda inimesele siis seda lisapõhjust, miks ta võiks ja peaks meie sündmusel osalema. Me kutsume seda tõelise triatleti sarjaks ja see on päris populaarseks saanud. See lõppeb alati siis hooaja lõpus sihukese tänusündmusega, kuhu me kutsume kokku mitte ainult osalejad, vaid ka vabatahtlikud, kes terve selle hooaja vältel neid sündmusi korraldavad ja ka toetajad, kes selle sündmusega seotud on. Ja see on see hästi oluline sündmus selle hooaja lõpus, kus need kõik osised omavahel kokku saavad, suhtlevad ja saavad oma tänulikkust siis ühel või teisel pool välja näidata ja mis tekitab sihukese ühise perekonna tunde, mis läbivalt meie sündmustel ka kaasas on. Et nüüd, kes on meie osaleja? Ma arvan, et iga inimene, kes või iga sündmuse korraldaja, kes sündmust korraldab, peaks tegelikult selgeks tegema, kes on need inimesed, kellele see mõeldud on või siis kes juba käivad meie sündmusel või selle sündmuse tarbijad on. Meie puhul on selleks siis keskmine vanus 40-aastane inimene. Nad on enamjaolt koduomanikud 83% ja 78% kõrgharitud. Kuidas me selle info kätte saame? Me tegelikult saadame inimestele küsimustikud ja analüüsime seda. Et see on see sama suhtlus. Jällegi ma tulen sinna juurde välja, et kui me sündmust korraldame, siis meie inimene jõuab meieni või paneb kirja läbi veebi. Tal ei ole muud võimalust kirja panna, tal ei ole võimalust poodi astuda ja osta anonüümselt, vaid ta tuleb meie juurde, paneb veebis kirja, me saame ta kontaktandmed, me suhtleme taga enne sündmust oluliselt päris mitmeid kordi ja pärast sündmust samamoodi. Ja siis me saame selle statistika kätte ja kui meie midagi saadame neile või kirja saadame, siis meie uudiskirjade avamisprotsent on 86%, mis on selgelt läbivalt uudiskirjade puhul kõige suurem protsent üldse. Miks see nii on? See on sellepärast, et nad tahavad saada seda infot ja kogu see suhtlus käib läbi veebi ja me oleme hoidnud neid
Selles mõttes viisakalt, et me ei ole neid nii-öelda siis ülekülland erinevate sponsorpakkumistega, aga vastupidi, me motiveerime terve hooaja vältel neid, andes neile treeningplaane, juhendades neid, kuidas siia kohale saab, sest pooled meie osalejad on rahvusvahelised osalejad ja rääkides siis sellest, et mis neid siin ees ootab erinevatest võistlustingimustest kuni kõigil muuni välja. Kokku on meil siit tekkinud 10 000 pluss kontaktide seltskond ja nagu näha, siis vaadatavus on hea. Lisaks siis sellele toetab nagu uudiskirjadele, toetab meid ka siis sotsiaalmeedia. Meil on erinevad kontod selleks nii Instagramis kui ka Facebookis ja on siis Ironman Estonia konto, mis ühendab siis seda rahvusvahelist poolt, siis Triatloni Akadeemia konto ja siis on lisaks veel hästi oluline sihuke konto, mis on siis vabatahtlike konto ja seal me siis ka hoiame nii-öelda seda gruppi inimesi, kes käivad sündmusi korraldamas, samamoodi siis aktiivselt kursis oma tegemistega ja võimalustega, mis vabatahtlikele pakutakse. Nüüd natukene lähemalt, kuidas jõuda siis selle inimeseni. Meie oleme siis aastaid jõudnud meie uute klientideni. Ma hakkan võib-olla kaugemalt pihta, et kui me korraldame, võtame meie näite triatloni sündmust ja suhtleme siis nende triatleetidega, siis me vaatamegi siia lambi alla. Me uusi inimesi juurde ei saa, me lihtsalt nagu kutsume sammu inimesi tagasi, võib-olla mõned tulevad, mõned jätavad tulemata ja on üldiselt ebatõenäoline, et meie numbrid või osalenumbrid suureneksid, sest me räägime kogu aeg samade inimestega. Ja selleks, et jõuda sealt lambi alt välja ja vaadata siis laiemalt ühiskonda ja kuidas jõuda selle inimeseni, siis me algatasime niisuguse projekti 2009, nagu selleks on hea eeskuju projekt. Esimene selle projekti liige oli Toomas Luhats, kes tegi siis Otepääl poolpika triatloni läbi ja kajastas oma treeninguid siis avalikult blogis ja siis on ETV hommikuprogrammis, mis sai väga populaarseks ja miks me valisime Toomas Luhatsi, oli sellepärast, et ta oli täpselt see sarnane vend, nagu siin eelmises ettekandes oli, see punase särgiga natuke jämedam vend. Ta oli ülekaalus, tal oli terviserisk ja tal oli vaja liikuma saada, tal oli enda sisemine motivatsioon ja ta oli ideaalne persoon, kellega inimene saab samastuda, sest samasuguseid inimesi sooviga võib-olla enda siis tervislikku seisundit parandada oli veel ja läbi tema siis, kui nad avalikult seda tegi, siis väga paljud inimesed said samastuda, et okei, ma vaatan, Toomas näeb enam-vähem samasugune välja, joosta ei jõua, midagi suurt liigutada ei jõua, aga samm-sammult liikudes ta jõuab siis selle sündmuseni ja motiveerib ennast läbi selle ja saab oma tervise nii-öelda paremasse seisu ja paremini liikuma. Ja aastate lõikes on meil päris mitmed erinevad heas kui projekti liikmed olnud. Võib-olla kõige värvikam nendest siis ja kõige rohkem kuulnud Raivo Tamm. Ja ma arvan, et see kõlab või sobib sellesse liikumise nii-öelda propageerimisse ja turundusse nagu komplektina kõige paremini. Et kui ma talle 2017 9. jaanuar helistasin esimese kõnena, siis ta võttis kõne vastu, rääkisin, et niisugune mõte on, et tahaks kutsuda sind hea eeskuju projekti, olles oleksid eeskujuks siis paljudele Eesti inimestele, kes siis saaks ka võib-olla innustust ja meie aitame sul siis finišeeruda või lõpuni jõuda, siis Ironman 70,3 finišisse jõuda. Ta ütles mulle selle peale, et väga tore, et aga täna hommikul, kui ma hakkasin saapu paelu kinni panema, ma hästi ulatanud ja mõtlesin, ma saan infarkti, sest ma ulatasin, kõht on ees. Ja me jõudsime jutuga selle sama kõne vältel sinnamaani, et naine on mul kogu aeg öelnud, et Raivo, sa pead liikuma hakkama, sest sa ei jõua oma lapsega varsti kelgutama minna, sest sa ei jõua lapsele järgi, sa ei jõua lapsele mäe otsa minna, sest sa ülekaalus ja tervis on kehva. Ja me tegime tervisetestit, me teeme alati kõikide heas kui projekti liikmetega kõigepealt siis koormustesti, saame nii-öelda spordiarstidelt kinnitust, et me saame edasi minna ja siis hakkame selle programmiga pihta. Raivo oli 25 kilo ülekaalus, kui me alustasime jaanuaris pihta. Ja esimesed 3 kuud, nii nagu eelmistest slaididest me nägime, me ei teinud mitte midagi muud, me tegime kepikõndi. Me lihtsalt kõndisime, jälgisime toitumist, õpetasime seda, ütleme, Raivo organismi niisuguse regulaarse liikumisega ja sama aasta aprillis, 17. aprill, oli mees maha võtnud 15 kilo selleks ajaks. Ja tegi oma esimesed sammud juba siis joostes, tegi esimese duatloni ära ja nii-öelda liikus päris suure kiirusega, aga õiges suunas.
ta juba jõudis nii-öelda jätkuvalt liikuda joostes. Me räägime esimesest 5 kilomeetrist, mis ta läbis joostes ilma kõndimata. Ja me jõudsime sinnamaani, et selle sama aasta suveks oli ta kaotanud 25 kilo ja ta lõpetas Ironman 70,3 distantsi, et siis poolpika distantsi. Nüüd taustal kogu seda protsessi me jälgisime oma sotsiaalmeedias, oma kanalites ja loomulikult Eesti meedia korjas seda ka väga ilusti ülesse. Ja siis tulid meieni jõudsid siuksed sõnumid, et kuule, Väike-Maarja Juuksur ütles, et oli öelnud siis meie ühele tuttavale, et kuule, ma näen, et see Raivo ja Tamm ikkagi, tema sai sellega hakkama ja ma vaatan, et ma peaks ka liikuma hakkama, et ma hakkan ka nüüd liikuma selle pärast. Ja see ongi see sama põhjus, miks me tahame siukseid avaliku elu tegelasi, kelle tegemised lähevad väga paljudele korda, kes ei paista välja tippsportlased. Ma toon näite, võib-olla Märt Avandi siin kõrval on ka väga populaarne, aga kõik teavad, et on sportlik ja ta jaksab teha. Ja siis see tundub loogiline. Aga võtta see sama Raivo, kes kaotas kehakaalust, ta sai oma nii-öelda tervisliku liikumise, oma vormi, oma olemuse nagu korda ja liigub siiamaani ja läheb väga paljudele korda. Ja läbi selle me jõudsime sealt lambi alt välja, me ei rääkinud enam triatletidega, me rääkisime võib-olla Õnne 13 vaatajatega, me rääkisime väikestega, me rääkisime suurtega ja me jõudsime läbi Raivo väga paljude inimesteni. Läbi selle, et me ühelt poolt panime ühe kuulsa inimese liikuma, ta motiveeris väga-väga paljusid tulema meile siis samamoodi triatlenit tegema ja võib-olla isegi mitte meile, vaid lihtsalt hakata liikuma. Me seda ei tea, me ei oska seda mõõta. Palju neist inimesi tegelikult liikuma hakkas tänu sellele, et Raivo võttis selle ette. Läks aasta edasi, järgmine aasta me kutsusime Raivo Ironman Tallinnat osalema ja sellest tegime siis otseülekande TV3 ja seal oli terve 17 tundi oli otseülekanne ja me mõõtsime siis agentuuridega koos, palju meil vaatajaid on ja kõige suurem vaatajaskond oli Raivo ja Tamme finišis, mis oli 15. tunnil ja seda vaatas 80 000 inimest, lauluväljaku täis inimesi. Neile läks see korda, nad tulid spetsiaalselt selleks teleri ette, et vaadata, kuidas Raivo finišeerib. Ehk et see sõnum läheb korda, ehk et meil ei olnud esimeste Marko Alberti finišis ka nii palju vaatajaid, või siis võitjate finišis. Aga inimestel läheb korda just see, kui on nagu kohalik või nii-öelda siis Eesti mõistes kohalik, tuntud inimene, kes on ennast ületanud ja see eneseületus läheb korda. Et see on see sõnum, mida ma tahtsin öelda, et just konkreetselt Raivot silmas pidades, et ja mis ka tegelikult eelnevate kõnelete puhul nagu välja tuli, et on see siis jõusaali reklaam või mingi muu, siis tegelikult toimib ikkagi see tavaline, aga tuntud inimene või siis see vaade, et inimene saaks samastuda. Väga raske on samastuda ultrafit inimesega, kui see võib-olla ka mina, ma tunnen, et ma ei saa kunagi selliseks või see ei ole nagu mina, see on keegi teine või mingit muud moodi nagu saavutatav. Nüüd, kuidas jõuda, üks asi on siis hea eeskuju projekt, aga teine asi, et kuidas jõuda siis kontaktini nende kohalike kogukondadega. Kui me läheme kuhugi sündmust korraldame, konkreetselt siis praegult see konkreetne slaid siis räägib Ironman Estoniast, me läheme Tallinnasse Harjumaale sündmust korraldama, siis on ülioluline, et me kõikide valdadega või omavalitsustega, kus me selle sündmus või trass, mida see sündmus puudutab, meil on hea kontakt ja koostöö aasta ringi. Ei ole nii, et ma teen ainult avaliku ürituse taotluse või loa, et me sel päeval paneme liikluse kinni, on kõik, unustame ära. Ei, me suhtleme nendega vähemalt 2 või 3 korda saame kokku, me räägime erinevaid võimalusi, kuidas me kohalikku kogukonda või erinevaid siis huvigruppe saaksime kaasata või siis kuidas me neid raja äärde saaksime, kuidas me saaksime kohalikule kogukonnale kasu läbi selle, et see sündmus sinna kohale tuleb. Ja see on hästi oluline osa sellest. See on pikk töö, sest algus tõenäoliselt on siuke esimene hoiak on, et okei, mingi spordisündmus tuleb kuhugile kogukonda, okei, teed pannakse kinni, jälle nilgi jama, ma ei saa oma tavapärast tegevust teha. Aga see on oluline, et me räägime sellest kogusaks, see muutus võtab aega. Et Enek Kasin ütles ennem, et algus võib-olla öeldakse ei, aga see ei tähenda seda, et sa peaksid siis loobuma sellest. Siis lähed uuesti tagasi, räägid uuesti selle loo ära ja räägid selle võib-olla natuke teises võtmes. Oled natukene või poliitiliselt korrektsem või natuke teise nurga alt, aga uskuge mind, ajapikku see muutub. Sest see esimene kaitserefleks nagu võib-olla annab järgi ja sa leiad selle võtme, kuidas sa tegelikult saad kaasata need kohalikud kogukonnad. Ja see on ülioluline, sellepärast, et me ju
suures plaanis neid liikumissündmusi korraldamegi ju sellepärast, et see kogukond või rahvas liikuma hakkaks. Et see on ju selle sisu, on ju. Me tahame, et inimesed rohkem liiguksid, oleks sportlikumad ja tervemad. Mismoodi veel me seda teeme? Meil on terve rida erinevaid eelteavitusi. Et see võib-olla ei paista nagu sündmuse korraldamisel nagu nii palju silma. Et kui me räägime näiteks Ironman Tallinna sündmusest, siis paljudele võib-olla mõtlebki, et see on kaks päeva võistlust ja ongi kõik, on ju. Aga tegelikkuses me suhtleme kohalikes lehtedes, kohalikes, ütleme siis sotsiaalmeedia gruppides, on see siis, ma ei tea, Hüüru sotsiaalmeedia grupp on ju, või siis mingi muu asumi grupp on ju, ja me oleme seal nagu nähtavad, anname infot, jagame seda, mismoodi teha, siis loomulikult me teeme ka erinevates kohtades ühistreeninguid, on seda lastele mõeldud või siis ka täiskasvanutele, et kaasata seda kohalikku kogukonda, et olla lähemal, et saada see kontakt selle kohaliku inimesega, mis on nagu ülioluline, on see siis osalemiseks, pealtvaatamiseks või üleüldisemalt saamaks niisuguse hea keskkonna, kus siis võistelda. Ja jätkusuutlik majandamine, mis on nagu ka ülioluline, et ma toon ühe näite sündmusega korraldades, ütleme siis Ironmani standardite järgi me pakume osalejatele kõigile finišeerimist-T-särke, aga kuna me peame neid tellima ette ära, siis meil alati jääb neid mingi ports üle. See ports on nagu sadades, mõnikord tuhandetes. Ja mida me sellega teeme, me ei saa finišeerija T-särki lihtsalt kellegi ära jagada, sest seda saab ainult kanda see, kes finišeerinud on võistlust. Ma toon ühe näite, et ma kasutasin seda võimalust, et kuna mul laovõtmed on olemas, võtsin ka ühe finišeerija T-särgi, kus ma ise finišeerinud ei olnud, see oli võistlus Ironman 70,3 Otepää võistluse särk. Läksin Tallinna kergejõustikuhalli treenima. Ja sealsed triatleedid heitsid mulle ette, et kuule vend, et sa ei ole ju võistelnud seal, miks sa seda särki kannad? Ja see on hästi oluline osaleja jaoks, et see on mingi väärtus, mida sa saad ainult siis, kui sa lõpetad selle sündmuse. Ja see annab nagu siukse probleemi, et meil on nagu ports asju, mida me ei saa mitte midagi muud teha, sest me ei saa neid viska ära, pane põlema, mis sa teed, on ju. Aga ei taha ju raisata. Ja siis me jõudsime Lääne-Harju vallaga, kellega meil on väga-väga hea koostöö, siis Paldiski linn põhimõtteliselt. Ja jõudsime sinnamaani, et neil on oma õmblustöökoda või õmblejad, kes siis lisaks meiega koostööle teevad erinevaid taaskasutatavaid asju. Ja me leidsime siis siukse viisi, et me tegime nendest finišeerija särkidest natuke ümber õmmeldes siis sussikotid vabatahtlikele. Ehk et me justkui andsime sellele üleolevale asjale lisaväärtust. Jah, sinna läks ports töötunde, aga lõpuks see väärtus vabatahtlikul, kes sai selle sussikoti endale kätte, milleks oli siis tegelikult finišeerija särgist tehtud siuke äge kotikene, oli väga suur ja lõpuks meil ei olnud ka midagi ära põletada, sest me kasutasime kõik asjad ära, mis meil oli. Et see oli nagu päris ja suur võit. Nüüd tulles nagu päris kogukondlikule või siis Järvamaa tasemele, siis näide Viking Vinde Paide-Türi rahvajooksust, et kui me saime koostöö tänu Indrekule, et selle õiguse korraldada Paide-Türi rahvajooksu, siis me esimene väljakutse oli see, et me nägime, et kohalikud, ütleme siis nii, et on olnud paremaid aegu, kus kohalikud nii Paide-Türi rahvas käib rohkem Paide-Türi rahvajooksul, kui seda tehti mõnda aega tagasi või praegalt tehakse. Ja ka praegalt on see tegelikult palju väiksem, kui ta oli võib-olla 10-15 aastat tagasi. Ja siis me mõtlesime, mis moodi seda muuta, et väga raske on täiskasvanu käitumisharjumust muuta. Ja siis me otsusime, et me lähme rohujuure tasandile, me teeme koolide programmi, kus me kaasame siis erinevad kogukonna koolid ja käime siis need koolid läbi, vähemalt suuremad nendest. Ja jõudsime sinnamaani, et esimene aasta me käisime siis Paide ja Türi koolides asjast rääkimas, tegime spordipäevasi ja tutvustasime seda kohaliku koolide programmi, mis töötas väga hästi, kus me siis väärtustasime osaluskorda, mitte seda ajalist tulemust, vaid et palju ühest koolist või siis ka väiksemalt vaadates ühest klassist või lasteaiarühmast lapsi osalemas on, mitu protsenti. Ja osaleda sai siis mitte ainult selliselt, et sa tuled jooksma, aga kui sul näiteks ei ole, on jooksmine vastu näidustatud, meditsiiniliselt ükskõik mis põhjusel, siis sa võisid tulla ka lihtsalt raja äärde vabatahtlikuna ja selleks ka osalusena kirja. Ja läbi selle siis tekkis pingerida erinevate autasuste või tasude auhindadega
ja see oli väga populaarne, me saime väga palju lapsi liikuma ja numbrid iseenesest läksid oluliselt paremaks. Ja ma olen kindel, et kui see projekt nagu jätkub, siis need samad noored, kes selle projektiga koos üles kasvavad, saavad aru, et Paide Türi rahvajooks on kogukonna sündmus ja läbi selle tulevad ka meile jooksma siis, kui nad on võib-olla täiskasvanud ükskord. Et see tekib harjumus, see nagu nii-öelda arusaam, et see ongi see kogukonna sündmus. Ja mis selle asja juures hästi-hästi oluline on see, et lisaks sellele nii-öelda koolide projektile me suutsime kaasata ka kohalikud ettevõtjad. Kui muidu võib-olla kohalike ettevõtete nii-öelda rahaline toetus või panus ei olnud ajalooliselt nii suur, välja arvatud nimisponsor, siis meil õnnestus tagada see, et kõikidest Järvamaa valdadest oli vähemalt 1 või 2 ettevõtet, kes reaalselt panustasid selleks, et see koolide projekt töötaks. Nad olid valmis panema oma kogukonna kooli auhinna projekti nii-öelda auhinna raha, et me saaksime need nii-öelda auhinnad tagada, mis seal on vaja. Et see ongi koostöö kohalike ettevõtetega, kohaliku kogukonnaga ja selles mõttes nagu töötas. Mis me veel tegime, oli uuendasime programmi, tõime sisse siis Paide Türi rahvakõnni Tõnis Niinemetsaga, mis oli päris tubli, siis Paidesse südamesörgi ja Paide perepäeva. Selle sisu oli siis see, et me proovisime vaadata nagu, mida me saame nagu paremaks teha. Ajalooliselt on Paide Türi rahvajooksul start olnud Paides ja finiš on Türil olnud. Ja kogu rahvas tegelikult jooksebki Paidest Türile. Ja jõuab siis Türile ja Türil on siis hea rahulik ja mõnus olla ja Türi tegevused on tegelikult väga ilusti nagu toiminud. On seal 5 kilomeetri jooks ja see finišiala, kõik on nagu super äge. Aga me nägime seda, et tegelikkuses see Paides toimuvad asjad peaks saama ka natuke rohkem tähelepanu ja seal on tegelikult kasutamata ressurss. Ja me tõime 1 päeva lisaks, ehk et siis laupäevase päeva, kus me teeks siis nagu Paide päeva, kus on siis Paide südamesörk, mis oli erakordselt populaarne 1. aastal ja päris vahva sündmus. Ja lisaks siis ka see Paide perepäev koos kontserdiga, mis tegelikult töötas väga hästi. Läbi selle me saime osalejate numbrid oluliselt juurde ja ma usun, et vähemasti meile tundus see ka samamoodi, et Paide nii-öelda tähelepanu Paide sündmusele oli palju suurem. Aga mis nagu hästi oluline veel see nii-öelda taustamõju on, et mida ma Ironmani puhul võib-olla ei puudutanud siin, siis lisaks sellele, et me küsime ju osaleja käest seda, et miks ta meie juurde tuleb ja kes ta selline on, et kui ta osalema tuleb, siis lisaks sellele on Konjunktuuriinstituut uurib Ironmani puhul meil iga aasta majandusmõju. Millise mõju üks spordisündmus ühele kohalikule kogukonnale või siis Eesti riigile jätab. See mõju on päris märkimisväärne, et kui Ironman Estonia üleüldine eelarve jääb sinna 1,8–2 miljoni juurde, siis see mõju, mida rahvusvaheline osaleja Eestisse toob, jõuab 8–10 miljoni juurde. See ei käi meie eelarvest läbi, aga see on hotellid, see on söömine, see on lennud, see on kõik muu. Mis võib-olla siit Paidest on välja teenitud, et Eesti sees nii-öelda teenitud raha, mis liigub siis võib-olla Eesti siseringist, vaid see on konkreetselt raha, mis jõuab väljaspoolt Eestisse sisse, ehk siis Eesti majandusse. Ja väiksemal skaalal tegelikult toimib ju seesama ju ka siin nii-öelda, ütleme siis Järvamaal. Kui mõtleme Paide Türi rahvajooksu, siis kui me teeme ta 2-päevaseks ja anname piisavalt motivatsiooni peredele või inimestele tulla siia nädalavahetust veetma, siis loomulikult sellest võidavad hotellid, majutusasutused, toitlustusasutused ja nii edasi. Et selle asja sisu ongi see, et kui me muutume või kui me tahame teha hästi lihtsaid lahendusi, et proovime teha keskpäeval stardi niimoodi, et oleks pärast lõunaks läbi, et inimene saab hommiku tulla õhtul ära minna, siis loomulikult see mõju või see nii-öelda kasutegur seal juures on oluliselt väiksem. Aga kui me anname inimesele põhjust tulla siia nädalavahetuseks, veeta see mõnus nädalavahetus, et kõik osised, nii noored, lapsevanemad kui sportlased ise ka, kõikidel oleks midagi teha, oleks ka meelelahutus, siis kindla peale on neid ja me näeme, et on neid, kes tulevad siia ka nädalavahetust veetma ja kasutavad seda võimalust, et siia siis raha jätta. Et see on see oluline osa. Ja loomulikult siuke turundamise mõistes ka hästi oluline, kui on võimalus ühineda mingid teatud sarjadega või koondada seda kõike tegevust, mida me teeme, siis see kindlasti võimendab meie nii-öelda tegevusi. Et meie konkreetselt Paide Türi rahvajooksuga oleme siis linnajooksude sarjas ja tõelise triatleedi sarjas.
et suurusjärgus me küll üks aasta regamiste puhul siis Marge võib aidata, aga minu meelest on 150 inimest, kes tuleb siis selles linnajooksude sarjas meile osalema ja circa 50–70 inimest siis tõeliselt triatleti sarjas tuleb meile osalema. Et selle põhjusega või panevad aasta kokkuvõttes kirja. Et iga väike asi loeb ja see turundamine, meie puhul siis käib hästi palju ikkagi läbi sotsmeedia ja veebikanalite. Me oleme juba aastaid loobunud traditsioonilisest meediast kui sellisest, et televisiooni reklaamiga on väga raske pihta saada nagu konkreetsele valdkonnale või sihtrühmale. Küll jah, televisiooni reklaamiga saab pihta siis, kui sa kasutad sinna jõudmiseks a la Raivo ja Tamme või kedagi, kes kõnetab seda laia seltskonda. Siis on see teistmoodi. Aga kui me räägime lihtsalt konkreetselt sündmuse reklaamimisest või turundamisest, siis on, ma arvan, hästi oluline mõista, kellele sa seda teha tahad, kes on su sihtrühm ja kuidas sa talle pihta saad. Täna sotsmeedia turunduses on suhteliselt lihtsate vahenditega võimalik ära sihtida see täpselt seesama seltskond ja sa saad neile pihta, kui sa natukene vaeva näed. Et seal tuleb natukene lihtsalt ise tööd teha. Või vist läks 2 tükki. Nüüd paari sõnaga võib-olla sellest, kuidas me välisosalejateni jõuame. Et samamoodi me oleme ära sihtinud meie sihtrühma. Nagu ma enne mainisin, meie jaoks on siis olulised riigid, on selleks 5 riiki, on Inglismaa, Soome, Saksamaa, Läti ja Leedu. Ja viimaste aastate uus tegija tuli on India, kes vahetas välja Venemaa. Et nii huvitav, kui see ei ole, sellest hetkest, kui sõda algas ja me loobusime Vene osalejate ja Valgevene osalejate enda võistlusele lubamisest, siis me otsisime paaniliselt, mismoodi me seda turusegmenti, mis meilt ära kadus, nüüd asendame. Me pidime leidma mingi asenduskoha. Ja meil õnnestus, me otsisime alguses erinevaid kohti, oli Iisrael ja lõpuks jõudsime tegelikult Indiani. Ja see on nagu päris huvitav fenomen. Et meil esimene aasta oli vist kas 3 või 4 India sportlast. Järgmine aasta oli üle 80. Ja miks see nii oli? Sest kõige parem turundaja spordisündmusel on selle sama sündmuse osaleja. Sa võid hüpata, karata, võimelda ükskõik mida, aga spordisündmust turundab kõige paremini õnnelik ja rahulolev spordisündmusel osaleja. Ehk siis see on pika vinnaga, ta tuleb mõne aastaga, aga see on kõige väärtuslikum turundaja, kes sul olla saab. Ehk et see hakkab ju tegelikult sellest pihta, et korralda kõigepealt maruäge sündmus, mis jääb meelde. Too sinna need inimesed kohale või katsu leida need inimesed, kes kõnetavad neid suuremaid gruppe. Ehk et me räägime siin arvamusliidritest või siis inimesed, kes muidu oma tavaelus suhtlevad laiemalt suurema grupi inimestega. Ja usu mind, et kui sa oled hea sündmuse teinud, siis 1, 2 või 3. aasta puhul see osalejate number oluliselt suureneb. Et me oleme seda oma nahal nagu näinud, me oleme pannud päris suuri investeeringuid näiteks sotsiaalmeedia turundusse, aga me näeme ikkagi seda, et kõige paremini töötab see sama õnnelik ja rahulolev hea kogemusega, osaluskogemusega sportlane, kes pärast tegelikult jagab oma seda kogemust siis kaaslastega. Mis veel nähtavust parandab, on erinevate siis jällegi, et kui sa saad oma sündmusele mingit lisatiitleid või mingit võimalust, ma ei tea, Eesti meistrivõistlusi korraldada või Järvamaa meistrivõistlusi korraldada või anda talle mingi lisaväärtus, mis annab ainest sellest rohkem rääkida, siis see kindlasti aitab. Et kui me toome näiteks näite selle sama Ironman 70,3 Tallinna raames toimunud pro-seeriase võistluse, mis eelmine aasta toimus, see jõudis 17 miljoni inimesini üle maailma. See on päris suur hulk inimesi. Tehti otse ülekanne ja uskuge või mitte, Floridast kohale tulnud siis otseülekande kuraator vaatas Stroomi randa, kõik teate, mis Stroomi rand on. Et kuule, teil nagu Venice Beachi, miks te ennem siin ei ole teinud? Aga kui sa kaugelt vaatad, siin ei ongi. Ja kui sa vaatad näiteks seda sama, võtame siis Eesti loodust, et me vaatame, et kurad igav, et siin polegi suurt midagi, et on nagu metsad ja aasad ja midagi muud, siis nad jälle hindavad seda teistpidi. See võib-olla see väärtus, mida sa pakud rahvusvahelise osalejale, peitub selles, mis sinu jaoks on nii tavaline või enesest mõistetav. Et see tuleb vist üles leida, õieti presenteerida ja see töötab. Ja loomulikult, nagu mainitud, see ambassador programm välisriikidest,
kes meie reklaamivad meie sündmust. Me oleme lihtsalt hästi selgelt ja konkreetselt välja öelnud, et me otsime neid samu nii-öelda siis meie jaoks siis eestkõnelejaid ja projekt on tegelikult väga edukas, et nemad saavad siis, kui nad suudavad leida meile üle 10 osaleja, siis nemad ise saavad oma osaluse tasuta. Ja see on niisugune kõigi jaoks win-win nii-öelda variant, mis sobib kõigile palju. Lisaks oleme ära klaaristanud siis jällegi meie enda turu, ehk et välisriikides olevad suurimad spordiklubid, kes käivad Ironmani võistlustel ja siis me konkreetselt otsesuhtlusega proovime leida sealt inimesi, et nad tuleks meile osalema. See ei ole mingi siuke asi, et ma saadan ühe meili, et selleks, et saada Saksamaa spordiklubi nagu jutule kõigepealt, siis sa võid meile saata, sa ei saa sealt kunagi vastust, sest neile saadavad paljud meile. Sa pead kuidagi eristama, sa pead selle telefoni võtma või leidma kellegi, kes tunneb kedagi, kes aitab sul selle telefoni vastu võtta, et sa saad sinna rääkima. Turundamine, mõnes võttes on suhteliselt keeruline, sa pead lihtsalt vaeva nägema, sa peab järjepidev olema ja sa pead nagu leidma need võimalused, kuidas inimeseni jõuad. Loomulikult oleme nagu erialameedias proovinud ka siis nii-öelda leida neid võimalusi, kuidas siis tutvustavaid artikleid teha, et võtame siin näiteks inglise suurim või ingliskeelse nii-öelda kuulajaskonnale mõeldud Tri24/7, see on nagu veebiportaal, mida nagu loetakse päris palju ja just triatloni rahvale mõeldud, siis kuna see on konkreetselt triatloni rahvale mõeldud, ta kasutab meie kõige suuremat turgu, ehk siis Inglismaad. Ja loomulikult see on hea koht, kuhu suunata siis energia, teha seal üks tutvustav artikkel, kutsuda see nii-öelda ajakirjanik võib-olla 1 aasta kohale, näha vaeva ja investeerida sinna, aga ta teeb sellest hea artikli ja seda loevad väga paljud ja see tuleb jälle ringiga tagasi. Et turundusse tuleb teatud ajal ikkagi raha panna, et ta siis ringiga jälle tagasi tuleks. Võt. Mul on küsimus. Jah. Palju sul üldse eri rahvused? Ma saan aru, 5 top, aga on sul ülevaade nagu... 67 eri rahvust oli eelmine aasta. Ja meil on üle 2000 rahvusvahelise osaleja. Et kui me võtame, meil kogu arv oli 3600 midagi eelmine aasta, siis sellest 2000 oli rahvus, üle poole on rahvusvaheline. Üle poole. Ja. Teine küsimus mul oli ka, et nüüd on 2 aastat oled korraldanud seda. Paljud ürit, jah. Et me räägime rahast, et mis me toome Järvamaale, hotellid, toitlustada, kuidas me seda statistikat teeme, kas sa teed seda? Mina ei saa seda teha, selleks peaks nagu konjunktuur tegema hinnangu. Konjunktuuriinstituudi uuring maksab 7500 eurot. Et muidugi, seda peaks avalik omavalitsus tegema. See kuidagi tagasi, et me oleme toonud uusi asju. Absoluutselt. Palju seda on, et sinul seda hetkel... Mul seda infot ei ole. Ma saan lihtsalt nagu öelda, et meie uurime seda, et kas meie osaleja, kes käib võib-olla südamesörgil, on ka järgmine päev stardis, ehk et kas ta on öösel siin või ei ole. Aga me seda infot... No võib küll, jah. Aga meil ei ole nagu täna seda infot, et uurida, et palju ta siia raha jätab või midagi teeb. See on tegelikult konjunktuuriinstituudi uuring, eraldi uuringu teema. Siin YouTube'i vahendusel on ka sarnane küsimus tulnud, et kui riskantne on just see mitmepäevane sündmus teha, mõeldes kas või kohalikele oludele, kus majutusasutusi pole. On väga vähe. Nõus. Ja seal on tegelikult, ma saan aru, et siin erinevad majutusasutused arenevad, aga tegelikkuses see on hea näide Rally Estoniast, kes on palju suuremal skaalal oli sama probleemi ees Lõuna-Eestis. Ei ole piisavalt majutusasutused. Ja nad olid eraldi platvormi, kus inimesed said oma tavaelu kohta, kas siis ühte tuba rentida või aiamaja, mis iganes, said nagu välja rentida. Et seda võiks julgustada siukseid tegevusi ja ma usun, et ei peagi olema konkreetselt suur hotell igapäevaselt lahti, aga võib-olla on hoopis võimalus, et suvisel perioodil või sügisel perioodil on kellegil, ma ei tea, suvila vaba või mingi muu koht vaba, mida saab siis teenima panna, mis saab nagu nii-öelda kohalikule kogukonna inimesele siis raha teenima panna. Et seal on ebastandardsed lahendused, aga ma usun, et seal on vaja ettevõtlikkust kohalikult kogukonnalt ka. Ja ma usun, et kui tekib nõudlus, siis seda ettevõtlikkust tuleb ka juurde. Mis on veel oluline
võib-olla argument sündmuse korraldamisel. Et sündmusi saab korraldada nii, et teeme täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ma teen lihtsalt asjad ära, on ju. Ja elus üldse saab niimoodi vaadata asju, on ju. Aga siis saab teha ka sündmusi niimoodi, et sa annad endast kõik selleks, et osaleja emotsioon ja kogemus oleks võimalikult parimal tasemel. Ja see on see motto, mis meie tiimil ja üldse Ironmanil on kogu aeg olemas olnud, et anything is possible, kõik on võimalik. Ja seda me oleme tõestanud korduvalt ja korduvalt. Võttes siit võib-olla COVID-i aasta, meil on esimene sündmus, mis üldse toimus Ironmani sarjas pärast COVID-i puhkemist. Seda kajastati New York Timesis, on ju. See päris palju nagu tagasisidet ja vastukaja või mitte vastukaja, vaid niisugust tähelepanu. Või võttes siis sama ujumise koha muutmine, millest me ennem alguses nagu rääkisin, et tõepoolest eelmine aasta siis me ju jälgime, et meie keskkond, kus osalejad võistlevad, oleks turvaline. Harku järve sinivetikate osakaal või nii-öelda see seisukord muutus nii keeruliseks, Terviseamet soovitas meil mitte seal võistlust korraldada. Ja me saime selle info teisipäeva hommikul enne võistlust. Meil kohal oli üle 2000 rahvusvahelise osaleja, kes olid maksnud päris suure osalustasu, reisinud siia kohale, teinud peaaegu aasta otsa trenni selleks, et võistelda siis Ironmanil 7,3 distantsil. Ja nüüd me ütleme, et kuulge, sorry, vennad, et kõige lihtsam lahendus oleks olnud see, mis reeglitega on lubatud. Ujumiskoht ei ole ujumiskõlbulik, me jätame ujumise ära, teeme ratas, jooks, kõik. Ja jokksüsteem oleks kõik korras olnud. Ja meil oleks kulu vähem olnud, peavalu oleks vähem olnud, aga me oleks saanud rahulolematud osalejad ja me oleks saanud järgmine aasta, ehk siis see aasta pihta. Osalejate numbrid oleks väiksemad olnud. Sellele vastupidi, me võtsime raskema lahenduse, otsisime võimalust, kus kohas me saaksime teha ujumise stardi ja ujumise võistluse selliselt, et liikluskorraldust väga muutma ei peaks. Ja ainuke koht, mis raja äärde või raja lähistele jäi, oli Stroomi rand. Ja Stroomi veetemperatuur oli enam-vähem okei. Piirid, selles mõttes ta nagu mahtus piiridesse ja ei olnud nagu üleliia halb. Kõige suuremaks mureks olid lained, sest lained teevad ujumise avavees ja meres päris ohtlikuks. Ja teine mure oli see, et Stroomi rand on väga madal. 150 meetri peal on meil põlvini vesi, on ju. Ja kui me võtame nagu ujumist distantsi 3,8 kilomeetrit Ironmani distantsil, siis me ei saanud teda päris Ulgumerele ka saata, sest me ei oleks suutnud turvata seda. Sest veeturvat oli meil täpselt 1,9 kilomeetrise ringi jaoks. Ja me leidsime lahendust, et okei, meil teoorias laseme siis tellingutest ehitada endale stardiplatvormi, kus siis osalejad kõnnivad küll kaldast kohale, saavad stardiplatvormi teha ja teisele ringile lähevad ka üle selle platvormi. Aga teenusepakkuja ei suutnud seda ellu viia. Kella 8 võistluspäeva õhtul pidi see valmis olema, nad ei saanud sellega hakkama, tõstsid käed üles, et me ei tee rohkem. Siis me võtsime oma tiimi, ehitasime seda kaasa arvatud mina kuni hommikul kella 4:30, kella 5 olid inimesed juba, 5 olid inimesed võistlejad juba vahetusalas. Meie vist lõpetasime just, saime selle asja enam-vähem püsti ja kuna merel olid päris suured lained, siis tegelikult võistluse käigus see sama platvorm hakkas lagunema. Sest lained lõhkusid selle ära, sest tellingud teatapärast töötavad, kes teab, see teab, töötavad selliselt, et oma raskusega toetuvad siis selle struktuurile. Ja kuna laine alt tõstab üles seda, siis ta hakkab otsast lagunema. Me saime võistluse ära korraldatud, aga pühapäevast võistlust seal enam teha ei saanud. Selleks jäi sinna siuke äge monstrum, mida kõik siis meenutavad. Ja me mõtlesime, et okei, et kuidas osalejad sellele suhtuvad. Ja tuleb välja, et meile väga meeldis see, et me tõesti tiimiga pingutasime selle nimel, et inimene saaks oma sündmuse korraldada. Me andsime tiimiga endast parima ja osalejana märkas seda. Täna on seis selline, et me nii Ironman kui Ironman 7,3 osalejaid on meil rekordarv praegu juba kirjas ja meil tuleb selgelt läbi aegade kõige suurema osalejatega sündmus. Ja siit ongi see õppekoht, et kui sa teed sündmust ja paned hinge sinna sisse ja annad võimalikult, annad endast parima, et osaleja saaks väga hea kogemuse, siis see tuleb ringiga tagasi. See ei tule võib-olla kohe tagasi, sa ei näe seda täna, aga sa näed seda homme või ülehomme. Ja see on selle asja sisu, on ju. Et see sama osaleja, kes tuleb ja kogeb, saab hea kogemuse, läheb koju, räägib oma sõpradele, oma treeninggrupis, et kuule, seal oli päris ägedad, tehti hästi, et kõik on nagu äge, on nagu usaldus minna. Ja siis ta tuleb endal 2 või 3 või India kõrval siis 80 sõbraga. Et niimoodi see asjad toimivad. Et minu poolt kõik, võib spetsiifilisi küsimusi hea meelega vastaks. Jah. Mina olen üks nendest, kes seal 3,8 ujus eelmine aasta. Minu jaoks oli nagu väga hea emotsioon, siis ma olen ka Harkus paar korda teinud seda,
et see oli mõnus ja see pingutus tõesti nagu kogukonnas ka kostus iga suuna pealt, et nii äge, et nad tegid selle ära ikkagi ja kõik see, et nad öösel seal kella 5-ni põhimõtteliselt müttasid, et see jõudis nagu kõigile nagu kohale. Aga ma küsin võib-olla nende ootamatuste kohta, et kuidas need järgnevad aastad on planeeritud, sest et 2018 vist oli ka meres seal, kus see rada oli teise koha peal, et siis oli, et on väga külm, et juhul kui see aasta nüüd uuesti meres teha, et see ootamatus aspekt on nagu sisse kirjutatud sinna. See on väga hea küsimus ja see tuleb päris pikk vastus, ma loodan, et te jõuate ära oodata. Et Tallinna mure Ironmani rahvusvahelise sündmuse korraldamisel on päris suur, on ujumise kohaga. Me kandideerisime 2026 aasta 70,3 MM-i korraldusõiguseks. Me jõudsime finaali koos Marbellaga, aga meile öeldi ära, sest meil ei ole nii-öelda turvalist või siis riskivaba ujumiskohta pakkuda. Sest me esitlesime neile Raku karjääri, mis on niisugune vana karjäär, kuhu me tahame siis koos linnaga välja arendada niisugust toredat liikumisharrastuskohta. Ja sellele me kaotasime selle. Nüüd 3 aastat hiljem, me oleme 2,5 aastat hiljem, me oleme Raku karjääri arendamisega jõudnud sinnamaani, et meil ikka ei ole seda. Et nagu ennem ka öeldud, et kui algusametnik ütleb sulle, et ei, on ju, siis lähed uksest sisse ja kui see ütleb ikka ei, siis lähed järgmise ametniku juurde. Me teeme selle sama tegevust juba mitmendat korda ja järjepidevus on meie voorus, aga me ei tea, kas me sellega hakkama saame. Tänaseks on seis selline, et Stroomirand on meil variant 1. Kui Stroomirand on liiga tormine ja paha, siis variant 2 on Harku. Ja siis kui see ka ei tööta, siis kahjuks ei saa ujuda. Ja nii on. Meil ei ole midagi head alternatiivsel vaadata ja ma arvan, et see lähi 2 aasta jooksul ei muutu. Et see on nagu see seis. Teine asi on veel see, et ma tean, et sa korraldad tiimiga Paides ja Türis vaheldumisi nagu triatloni ka. Ei, me ei tee seda. See on Järva kohaliku kogukonna vägitöögi. Ja. Ei, Paide triatlonid küll, jah. Ja. Me teeme Järvamaa triatlonid, kus siis põhimõtteliselt iga 3. aasta iga Paide või Järvamaa vald saab siis oma õiguse triatlonid korraldada. Sel aastal Paides, siis järgmine aasta tuleb Türil ja siis on Järve-Jaani. Ja. Või Järva vald. Et ta käib nagu ringi ratast ja see on, ma arvan, siuke väga hea näide koostust kohaliku kogukonnaga. Ma olen väga tänulik, et me oleme leidnud siukse hea kokkuleppe, kus me saame triatloni rahvale tutvustada triatlonit ja Järvamaa valdasi, kus siis tegelikult triatlon reisib nagu ringi ratast osalejale põnev, kohalikul kogukonnale põnev ja ta tegelikult toimib väga hästi. No saabki küsimust, kuidas neid naisi ikkagi juurde saada siis, kui keskmine harrastaja on mees 40. Meil... Et mul just see, ise olla selles asjas sees, et käib võidurelvastumine nagu varustuse osas. Ja see on selles mõttes päris karm, et sisenemisbarjäär on nagu üsna kõrge. Kuidas seda sisenemisbarjääri nagu kuidagi lahendada? Seal on 2 küsimust. Üks on naised, siis meil oli just 2 nädalat tagasi oli Ironman Race Directors seminar globaalne ja seal toodi välja, et Eestis on Ironmani ja Ironman 7,3 osalejatest naiste osakaal kõige kõrgem, 26%. Globaalselt on see palju madalam ja problemaatilisem. Et meid justkui kiideti, aga me ise tunneme, et me tahaks tegelikult rohkem. Me tahaks, et seal oleks rohkem naisi, mis oleks nagu loogiline. Ja me oleme tegelikult erinevaid initsiatiive seal nagu pokkunud, et sellepärast on meil ka naiseeskujud olnud siin erinevaid ja me proovime veel ringiga erinevaid asju teha, millest kõik ei saa rääkida, aga me proovime sinna jõuda, et sel aastal tuleb TalTechiga siis heaskuju projekt, kus siis TalTech ühe juhtiva ülikoolina on siis panustamas sellesse, et TalTechi juhtkonnast tuleb meil 5 inimest siis osalema Ironmanile või 7,3-le ja nad pakkusid välja siis siukse programmi oma üliõpilastele, et kõik, kes on soovivad 7,3-le osaleda, siis nad maksavad enamus stardirahast ise kinni, jätavad oma vastutuse üliõpilasele kas 70 või 50 eurot ja annavad sellega nagu selle lävendit toovadki allapoole, et sa saad minna ja proovida seda, et võib-olla sul alguses ei ole sellise võimekust. Et siukseid initsiatiive meil on ja me oleme mõelnud erinevate variantide puhul, kus siis teha kas mõni programm selline või siis kaasata mõni toetaja sponsor, mis aitaks seda lävendit nagu leevendada. Kui sobib,
Ain-Alar on meil paneeldiskussioonis ka pärast, et esitame siis veel küsimusi juurde, sest ma vaatan, et meil lõunaaeg lihtsalt muidu nii tiksub sisse. Kiiresti söömine ei pidanud ka tervislik olema, nii et võtaksime praegu selle pausi ja võib-olla siis natukene seda uuesti siin kohtumise aega nihutame. Aga söök on kaetud, nii et teeme nüüd pausi, aga teeme kõigepealt aplausi Ain-Alar Johansonile. Sa otsid minu kutse vastu. Aitäh kutsumast. Ikka, alati. Väike meenutus sulle ka siis tänasest. Aitäh sul. Aitäh teile.